Tervist, mina olen Tallinna Tehnikaülikoolist elektromagnetise ühilduvuse laborist. Elektromagnetine ühilduvus tegeleb siis, elektromagnetine ühilduvus tegeleb siis 21. sajandi ühe tõsisema probleemiga. Nimelt, meil on tohutult palju erinevaid seadmeid meie ümber, kõikvõimalikud elektriliinid, mobiilimastid, rongid, kodus pesumasinad, triikrauad, nii edasi, tohutult palju erinevaid seadmeid. Ja see ruum, kus need seadmed kõik paiknevad, muutub meile järjest väiksemaks. Selles mõttes, et kõik need seadmed suhtlevad omavahel elektromagnetväljade abil ja tekitavad üksteisele häiringuid, millega siis elektromagnetiline ühilduvus tegelebki. On siis teatud nõuded, et seadmed peavad siis taluma mingil määral mingeid elektromagnetvälju ja nad ei tohi ka kiirata teistele seadmetele elektromagnetvälju. Üks lihtne näide, ma eelmine nädal käisin Riias, kus oli selline probleem raudteejaamas, et kui keegi vagunis mobiiltelefoniga rääkis, siis rongi tualett tegi restardi. Tundub päris naljakas probleem, aga tegelikult päris suur jama, et ettevõttel tekitas see tohutult suuri kahjusid, sest rong ei saanud välja minna ja seisis päris mitu nädalat, et aru saada, milles see jama on. Teine näide, Tallinna lennujaamasse läksid turvaväravad lolliks nii-öelda. Inimesed ei saanud enam lennuki peale minna ja keegi ei saanud aru, milles see jama on. Läksime asja uurima, selgus, et eelmine õhtu paigaldati mingid reklaamvalgustid, mis siis läbi juhtmete tekitasid juhtimislikke häiringuid ja turvavärad enam ei töötanud. Ja inimesed ei saanud lennukite peale minna ja jälle tohutult suured rahalised kahjud. Ja need ei ole ainult mitte seadmete omavahelised häiringud, vaid ka seadmed sees. Et erinevad elektroonikaseadmed muutuvad järjest väiksemaks, kõik need komponendid omavad elektromagnetvälju, üks komponent hakkab teist segama, su seade enam lihtsalt ei tööta. Kõik siukse asju me oma laboris siis uurime. Lihtsustatult on siis, sellest ma rääkisin, et mida me siis uurime on siis, kui vaikne on teie elektromagnetise ühilduvusseade ja kui palju ta ise välju kannatab. Meil on siis põhimõtteliselt kaks suunda, ühed on siis need kiirguslikud häiringud, mis on siis seadmete vahel läbi õhu väljade abil. Üks suur elektromagnetise ühilduvuse kamber on seal, ristlaine kamber, millesse saame seadmeid sisse panna ja erinevaid tehnikaid. Lisaks on siis juhtivuslikud häiringud, mis levivad siis mööda juhtmeid. Et ka see on päris tõsine probleem, millega me siis tegeleme. Ja loomulikult lisaks siis nende probleemide uurimisele pakume ka ise omalt poolt lahendusi ja aitame ettevõtetel seadmed disainida. Et kui teil on vaja omal tootel, et see märgis, siis teil on vaja teha elektromagnetise ühilduvuse mõõtmised. Ja et need asjad sealt läbi läheks, teil on vaja see asi korralikult projekteerida. Pakume siis erinevaid väljade arvutusi ja väljade modelleerimist. Aitäh!